Tere, minu nimi on Peeter Pärtel ja me räägime selles videos äriinvesteerimise kolmnurgast ja see video on selles seerias juba 8. Nii et kui see esimest 7 ei ole veel näinud, siis otsi need üles ja vaata. Siiani on olnud väga huvitav. Ja esimeses videos ma rääkisin üldpildi äriinvesteerimise kolmnurgast ja igas järgnevas olen rääkinud ühest selle äriinvesteerimise kolmnurga osast. Ja tänane 8. teema on õiguslik. Ja mis tähendab õiguslik? Õiguslik tähendab seda osa ärist, et sul tuleb vormistada oma tegevuse kohta pabereid. Miks ma ütlen pabereid? Sellepärast, et sul on erinevad ideid ja sa tahad teha erinevat asju. Ja kuidagi oleks vaja need asjad fikseerida. Ja ettevõtete kohta käib terve hulk norme. Näiteks juba ettevõtte asutamisel sul tekib esimene dokument. Ja see esimene dokument on milline tavaliselt? Minul on see üks digidokiga fail arvutis. Ehk digiallkirjaga allkirjastatud asutamisdokumendid. See on siis see esimene osa sellest õiguslikult, mis tekib. Aga ükskõik, mis tegevusala sa tegeled, siis sa tekib neid dokumente järjest juurde ja juurde. Järgmine asi, mida tihti vaja läheb, on arveblankette ja et seal oleks korrektsed andmed peal. Ja selle õiguslik sisaldab endas ka töölepinguid. Kui seal on rohkem töötajad, siis sisekorra eeskirjad, tuleohutusnõuded ja nii edasi ja nii edasi. Ja tihti ei viitsita neid asju teha. Miks? Sest seda asja reguleerib selline asi nagu võlaõigusseadus. Võid Riigi Teataja välja otsida, mis asi see võlaõigusseadus on. Võlaõigusseadus reguleerib seda ja seal on öeldud paljude asjade kohta seda, et see leping võib olla suulises vormis. Ja algaja ettevõtja, mis me ikkagi teeme, midagi suuliselt teeme ära. Ja siis, kui läheb hästi, aga tihti juhtubki siis see, et kellega iganes midagi kokku leppisid, siis tema sai natuke teistmoodi aru, sina said ühtemoodi aru. Ja tagant järgi on nagu raske tuvastada ja siis sellega tekivad probleemid. Seega, kui see on vähegi võimalik, siis tee asju kirjalikult ja vormista need kuidagi üle. Ja aga kui ei suuda alguseski teha, ärge see siin takistagu. Siin kolmnurgas on ka see juba suhteliselt väike osa, mis ta enda alla võtab. Ehk mõnda aega saab igat ettevõtet teha ilma, et sul üldse mingit dokumente oleks. Nii et edu oma ettevõtte tegemisel, mida kiiremini sa jõuad oma asjade kirjaliku vormistamise juurde, seda parem, aga kohe ei jõua, ärgu see sind peatagu. Kohtumiseni järgmises videos.